Tere päevast! Juba järgmisel nädalal on kohalike omavalitsuste valimised ja mul on au tuua teieni Postimehe viimane, aga kindlasti mitte vähem tähtsam linnapea kandidaatide debatt. Meil on täna külas Lavly Perling Parempoolsetest. Tere! Ja Aleksei Jašin Eesti 200-st. Tere päevast! No alustuseks, meil on selline tore formaat, et meil on siin stopper ja alustuseks ma annaksin teile mõlemale 2 minutit aega selleks, et rääkida, mis on teie jaoks kõige põletavamad probleemid Tallinnas ja mida te tahaksite ära teha. Olete valmis? No nii, alustame siis Lavly Perlingust. Parempoolsed on väga selgelt öelnud, et Tallinnast peab saama Läänemere piirkonna kõige kiirema asjaajamisega kasvav linn. Ja kui see eesmärk on paigas, siis tuleb sinnapoole minema hakata, sest see tähendab lihtsalt seda, et kõikide elujärg paraneb, Tallinna jõukus kasvab Tallinna jõukus, kasvab kõikide inimeste jõukus. Järgmisena me ütleme, et selleks tuleb läbi viia 5 suurt reformi. See ei ole saladus. Juhtimisreform, sellest tuleb alustada muuhulgas see, et näiteks linnaosa vanemad, kes on poliitilised, kaovad. Teiseks, ettevõtluskeskkonna reform. See, et mis puudutab teed ehitust, kus ettevõtted panevad uksi kinni, see, et ainult sõnades räägitakse ettevõtluse toetamisest, ei. Munitsipaalkapitalism peab kaduma. Kolmandaks, me räägime kasvureformist. Tallinnas peavad kasvama kodude hulk, Tallinnas peavad kasvama turistide, talentide, investeeringute hulk, mis siia jõuavad. Järgmisena 4. ja 5. Linnaelu reform. Linnaelu tähendab seda, et Tallinnas tuleb elu uuesti käima saada. Ehk vanalinnas peab saama pidutseda, piirangud maha. Ja kui me räägime linnaruumi reformist, mis on meie 5. reform, siis me ütleme, et Tallinnas peab olema linnalik linnaruum, kus igas piirkonnas on just nimelt see haljastus minna sobib, mis sinna kohta sobib, aga see peab olema alati hoolitsetud. Nii et päeva lõpuks me ütleme, et kõige põletavam ongi ikkagi see, et on siht, on julgus need teoks teha ja Parempoolsed on endiselt ja alati maailmavaateline erakond. Tasuta asju teenuseid ei ole, need meie juhtimise ajal kaovad, aga inimeste elu Tallinnas läheb nagu tervikuna paremaks. No nii, väga hea sissejuhatus tehtud. Aleksei Jašin, teie kord, mida Eesti 200 kõige olulisemaks peab? Eesti 200 on veendunud, et kõik meie ilusad programmilised lubadused ja meie partnerite konkurentide ilusad lubadused on võimalikud vaid siis, kui on tagatud korruptsioonivaba ja läbipaistev linna juhtimine. Hetkel näeme kõige värskemast ja kõige esinduslikumast sihtasutus liberaalse kodaniku uuringust, kus on 1500 respondenti Tallinnas, et tulemus on tõesti noateral. Napilt Parempoolsed saavad künnisest üle, Eesti 204%-ga on napilt reitingu järgi alla jäämas. See on sõnum valijatele, et aidake nendel erakondadel, kes kindlalt seisavad läbipaistva korruptsioonivaba juhtimise eest, et nad saaksid künnisest üle, et oleks võimalik valitseda ilma Keskerakonnata. Täna on see põhiline küsimus. Ja sisuteemade juurde minnes Eesti 200 on kõige tugevamalt seisnud hariduse eest, kõige tugevamalt seisnud kodulähedase eestikeelse ja hoitud õpetajate eest, et oleks 15 minuti kaugusel koolid lasteaiad, õpetajate palk kasvaks, koormus väheneks, et üleminek eestikeelsele haridusele oleks kindel, edukas ja läheks lõpuni välja. Sealt edasi tuleme linnaruumi liikuvuse teemade juurde. Me oleme selgelt valgete jõudude poolel nendes küsimustes. Me seisame selle eest, et linnaruum oleks ligipääsetav, oleks turvaline nii lastele kui ka eakatele ja et areneks eelisjärjekorras rööbas transport, mis on ainuke ummikuvaba transpordi vorm, ühistranspordi vorm, mis viib inimesi siis Põhja-Tallinnast teistest linnaosadest mööda ummikutest kiiremini sihtkohta. Ja sarnaselt Parempoolsetele ka Eesti 200 on seisnud linnas ja ka edaspidi seisab selle eest, et kvaliteetsed teenused nii-öelda helikopteri raha asemel. Hea näide, kuidas me seisime ka Parempoolsete valijate eest sel suvel, kui tasuta lasteaia populism kukkus läbi ja Eesti 200 seisis jätkuvalt kvaliteetse teenuse eest ja ka edaspidi. Ja, täpselt 2 minutit. Aga lähme siis spetsiifilisemate teemade juurde, et tegelikult siit repliikidest kõlas ka läbi meie esimene teema, eestikeelsele haridusele üleminek, mis tegelikult Tallinnas on võrdlemisi oluline teema nendel valimistel. Lavly Perling, Parempoolsete programmist ma lugesin välja, et eestikeelsele haridusele üleminekust tagasiteed ei ole,
aga samas probleemide ja lahenduste kohta ma sealt suurt palju ei leidnud, et kas parempoolsed näevad, et Tallinnas on kõik ilusti sujunud ja kõik on hästi? Tallinnas ei ole kõik ilusti ja hästi sujunud, aga jah, see meie esimene lause haridusplokis on kompromissitu. Taganemisteed eestikeelse hariduse üleminekult ei ole, veel enam. Parempoolsed ütlevad, et ka huviharidus Tallinnas avaliku raha eest peab olema eestikeelne. Mis puudutab haridust tervikuna, siis need on suured probleemid, mis on kestnud aastaid ja need probleemid saavad alguse sellest, et meie haridusminister on kiskunud väga vasakule tsentraliseeritud süsteemi suhtes seda haridust. Parempoolsed on rääkinud juba aastast 2023, meie probleemid on hoopis mujal. Meil tuleb koolivõrk ära korrastada, et vabaneks ressurssi, et saaks õpetajatele normaalset ja väärikat palka maksta. Mis puudutab Tallinnat, ka Tallinna koolivõrguga on nagu tõsised küsimused, sest kui te vaatate PISA-teste, siis Tallinna PISA-testide nii mõneski aines keskmised tulemused on kehvemad kui Pärnus ja Tartus. Parempoolsed ütlevad, et sellega tuleb tegeleda, et haridus, mida Tallinnas saadakse, peab olema igast koolist kvaliteetne ja loomulikult siis tuleb õpetajatele väärikat palka maksta. Loomulikult siin tuleb nõus olla selle alghariduse poolega. Ja me jõuame selle kõigeni, aga eestikeelsele haridusele üleminek ja just sellega seonduvad. Eestikeelsele haridusele üleminekuga tuleb edasi minna ja need argumendid me oleme aastaid öelnud, et mis me teeme õpetajatega, kes ei valda eesti keelt. Need õpetajad ei saa koolis jätkata. Kas siis tuleb kasutada tehnoloogilisi lahendusi, et füüsika, matemaatika tunnid toimubki nagu kuidagi selliselt distantsilt ja nii edasi. Need on nagu detailid ja lahendused, aga küsimus on see, et seda tagasiteed ei ole. Ma muideks pean alati enda kohuseks iga aasta, kui koolid kutsuvad käia ka rääkimas koolides, kas siis õigusteemadel või midagi. Vene koolide teema Tallinnas on probleem. Sellega tuleb tegeleda ja seal ei saa teha kompromisse. Aleksei Jasin, teie olete nüüd aasta aega olnud Tallinnas haridusvaldkonna abilinnapea. Teie juhtimise all on see protsess käinud. Eesti 200 ütleb, et te plaanite lisada ressursse siis 4. ja 5. klassidele. Jäi teil nüüd abilinnapeana selline mulje, et haridusvaldkonnas on tööjõudu üle? No alustame sellest, et Tallinna haridusvõrk on kõige optimeeritum Eesti Vabariigis üldse. See tõi endaga kaasa seda, et klassides on 26, 28, 30 õpilast. See on suur probleem, see on ülekoormus õpetajate jaoks. See tagab mõnevõrra kõrgemat palka keskmiselt, aga see tegelikult ei ole hea, kui õpetajad on ülekoormatud, põlevad läbi, lahkuvad süsteemist. Nüüd räägime üleminekust. Olen tõesti vastutanud ja juhtinud koos Eesti 200-ga Tallinnas 1,5 aastat eestikeelsele haridusele üleminekut. Baastase on mõlemal õppeaastal saavutatud. Baastase puudutab seda, et iga lasteaiarühma, iga klassi ees on eestikeelne inimene leitud. Seda on peetud aastakümneid võimatuks ülesandeks. Poliitikud on välja ei ole olemas, ei saa tehtud, ei saa hakkama. Seda me oleme ümber lükkanud, see on tehtud. See tuli tänu sellele muuseas, et oleme tõstnud õpetajate palka miinimum 100 eurot, diferentseerimisfondi koolides 5,5 miljonit, mis on keskmiselt tõstnud õpetajate palka koolides 170 eurot ja andnud rohkem autonoomiat, vabadust direktoritele koolides, lasteaedades värvata ja maksta oma töötajatele palka. Ja me oleme tõesti seiranud olukorda ja tuvastanud, et kõige suuremad murekohad hetkel on 4. ja 5. klassid, kus möödunud õppeaasta lõpus 45% õpilastest ei ole saavutanud nii-öelda kõrgel tasemel õpiväljundeid ja eestikeelsed koolid, kus on aina rohkem muukeelseid lapsi. Ja me oleme neid toetusmeetmeid juba pakkunud, et näiteks 1,5 miljonit eurot diferentseerimisfondi muukeelsete õpilaste arvu põhjal, kes õpivad eesti keeles, see läheb ka eesti koolidesse ja me oleme veendunud, et seda on vaja tõsta selleks, et jagada nii-öelda lapsi keelerühmadesse, et emakeele tasemel õpitakse eraldi, teise keele tasemel eraldi ja lõpuks lapsed jõuavad õigele tasemele ja saavad edasi minna koos. Ma tahtsin öelda, et ma tunnustan Alekseit sellest, mida ta Tallinnas on teinud sellele eestikeelsele üleminekuga ja täiesti nõus, sealt ei tohi taganeda, aga 2 asja. Esiteks jällegi, eks see tsentraalne nagu mõtteviis tungib peale, et tegelikult ei ole vaja keskelt reguleerida tundide aega, mobiiltelefonide kasutamist, söögivahetunni pikkust. Ehk see on vale suund, et seda ei tohi teha. Teine, mis on Tallinna teema, mis siin alles mõned nädalad tagasi tõusetus, 1. klassi katsed. Seal on parempoolsed hästi selgelt öelnud, et
me kõik teame, et katsed on stress, aga palun ärge nagu sekkuge riiklikul tasandil, teeks nüüd niimoodi ikkagi, et õpetaja klassi ees on autoriteet, kehtestab klassis reeglid. Punkt 2, koolijuht ikkagi koolis on see, kes teab, mis on parim. Ja tegelikult, kui meil oleks kvaliteetne koolipidaja nagu KOV-i näol, siis ta ka mitte ei kärbiks nende tublide andekate nagu laste, kes juba alguses on ettevalmis, las nad olla. Aga ärme nagu seda kärbime, vaid vastupidi, tegeleme nende lastega, sest sellesse ma usun, ma arvan, et see on meie üks suund. Ükskõik kui raskest perest pärit sa oled, ükskõik kuhu kooli sa satud, sa pead saama Eestis hea hariduse. Aga sellepärast ei ole mõtet tegeleda, et keelame ära 5-6 koolil 1. klassi katsed, vaid fookus tuleks panna just nimelt, kuidas allpool need, kes ei saa seda kvaliteetset haritust, ka nemad kõikides Tallinna koolides selle saaksid. Aleksei. No, hariduse valdkonna inimesena mõned täiendavad repliigid, et mis puudutab näiteks mobiiltelefonide kasutamist, siis linn võttis just vabama hoiaku, et konsulteerime Tallinna Ülikooliga, töötame välja parimaid praktikaid, anname koolidele soovitusi ja nad ise koha peal otsustavad, kuidas nad seda kasutamist reguleerivad, et sellist tsentraliseerimist ei ole vabandust selles küsimuses olnud. Mis puudutab 1. klassi akadeemilisi katseid, vabandust, see on kas teaduslik või ebateaduslik seisukoht, kui haridusteadlased ütlevad, et akadeemilised katsed just 1. klassi süvendavad sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, siis peab arutama sotsiaalmajanduslikust ebavõrdsusest, mitte millestki muust. Sellest võib eraldi rääkida, see on suur teema, aga lihtsalt markeerimaks, et tegu on teaduslikult tõestatud seisukohaga. Ja lähme teemadega edasi, et meil on aeg, on armutu. Laiendame natukene seda haridusteemat. Tegelikult siin jutu seest käis paar korda läbi ka, et ma tahaks rääkida lasteaiakohtadest, sest siin alles suvel oli sel teemal suur vaidlus, suur sõda. Ma nüüd tahaks kuulda teie ja teie erakonna konkreetset seisukohta, et mis nende lasteaiakohtadega siis Tallinnas peaks tegema, kas need peaks olema tasuta, tasulised, peaks neid lasteaedu juurde ehitama või kuidas? Lauri? See oli piinlik palagan, mis algas jutumärkidest tasuta lasteaiakohtades, sest minu meelest see on selge, et tasuta asju ei ole olemas. Alati maksab keegi selle kinni. Ehk parempoolsete seisukohta alghariduse juures on kõigepealt see, mis puudutab seda lastehoiu teenust, päris neid pisikesi. Sinna tuleks vabamalt laste erasektorit juurde. Mitte kehtestada selliseid nagu pööraseid nõudeid, et me ütleme, et ka selle 1,5 või 2 aastast last peaks hoidma magistrikraadiga nagu inimene. Et ma arvan, kõik, kes on nagu lapsevanemad, 3 lapse emana, ma julgen öelda, et seal on hoopis ju teised väärtused, et nagu laps tunneks hästi, vanemad tunneks hästi, ühiskond saaks võimaldada sellel vanemal tööl käia, ehk sinna rohkem just nimelt erasektorit juurde. Mis puudutab lasteaiakohti, siis loomulikult parempoolsed ei toeta tasuta lasteaiakohti, vaid vastupidi. Me ütleme selline mõistlik omaosalus ja ma taaskord jällegi, et inimesena, poliitikuna, parempoolsete esindajana ja emana ütlen, et kuulge, kui te jätate hommikul oma lapse lasteaeda, siis kumb on teie jaoks olulisem? Kas see, et ta on tasuta? Ja siis ma kuulen, et tegelikult nädal pärast seda diskussiooni tuleb Aleksei Jašin ütleb, et lasteaed vajavad 600 miljonit enam-vähem raha juurde renoveerimiseks. Et meil on tasuta lasteaiakoht, aknalused hallitavad, uksed kukuvad eest ära, õpetajad on võetud nagu selle nagu väga madala palga peale, täpselt need, kes tulevad. Või vastupidi, me ütleme, et mõistlik omaosalus nende inimeste poolt, kes teenivad palka, aga lapsed on lapsesõbralikus keskkonnas, palgata saame õpetajaid, kes on tõesti sellised, et nad väärivad seda õpetaja nime. Aleksei Jašin. Eesti 200 ja mina isiklikult jäime suvises poliitteatris, kui võib nii öelda, minu meelest selgelt argumenteerituks ja väärikaks. Me ütlesime algusest peale, et me seda ei toeta. Me oleme terve suvi seda argumenteerinud, tuuest erinevaid põhjusi selleks ja me oleme lõpuni ka nii käitunud ka volikogu hääletusel, millest me oleme ka ette hoiatanud avalikult inimesi. Ehk siis meie seisukoht on jäänud samaks. Me toetame tasulist, kvaliteetset, kodulähedast eestikeelset teenust ja see tähendab seda, et tasuline on tõesti õiglane hind ja vabastatud on need, kes seda vajavad, madalama sissetulekuga inimesed ja suurpered, kus on palju siis lapsi. Ja mis puudutab seda õiglast hinda, ma tuletan kõigile meelde, et praegu oleks olnud lasteaedade kohatasu 108 eurot kuus Tallinnas ja seda on võetud lasteaedade eelarvetest seest, et need remondid ja muud asjad on tagasi lükatud sellepärast, et hind on allapoole viidud, vanematele justkui hea, võrgule on väga-väga halb
halb ja kahjulik. Ja nüüd, mis puudutab seda, et mis on see maht, mida on vaja 10 aasta jooksul Tallinnas teha. Meil on vaja 8 uut lasteaeda, see on Haabersti, Põhja-Tallinna, Kesklinna ja Pirita linnaosad. Ja meil on vaja 70 lasteaeda nii-öelda korda teha, viia siis tingimustele vastavaks tegelikult juba aastaks 2030, aga objektiivselt vaadates olukorrale seda ei ole võimalik teha praeguste hindade juures. Ja nii nagu Lavly on väga õigesti meenutanud, tänaste hindade juures see maksab umbes 650 miljonit kogu see pakett. Ja selle asja juures tegelikult umbes 10 lasteaeda on järgmise 10 jooksul kinni minemas Tallinnas. Kui me vaatame Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade demograafiat, seal on hästi selgelt näha, mis on kahanevad lasteajad ja mis on need kahanevad asumid ja mis on kasvavad asumid, kui me võtame Haaberstis Pikaliiva, Põhja-Tallinnas Manufaktuuri Volta ja nii edasi, Veereni piirkond kesklinnas, et siin on need asju juurde vaja, et Eesti 200 on programmiliselt väga hea plaan, kuidas seda teha ja seda on võimalik teha vaid tasulise kvaliteetse teenuse juures. Lavly Perling, 2 lauset. Ma tahtsin ikkagi rõhutada seda erasektori juurdepääsu ja nagu erasektorile laiendamist, et nad saaksid teatud nagu, me räägime seda ka riigi tasandil, aga kohalikul tasandil, et tasub mõelda, et kas igale poole tasub nagu ehitada just nimelt nagu munitsipaallasteaed või on ka seal ruumi just nimelt ka nagu eralasteaedadele, sest see, mida me näeme tegelikult erahoidude puhul on see, et me demograafiline olukord on selline, nagu ta on ja iseenesest need on nagu sellised nagu näited elust enesest, kus siis tegelikult KOV ütleb ka seda, et ei, et meil nüüd rohkem nagu seda raha ei ole, et seda teenust erasektorilt osta, siis saadetakse see laste ja õpetaja läheb tööle, ütleme sinna munitsipaallasteaeda, ta ütleb, see on tohutu raiskamine, et võrreldes kõiki neid rühmalapsi ja nii edasi, et tasub vaadata alati ka täiesti uutmoodi võimalusi. Liigume järgmise teemaploki juurde. Kui ma nüüd mõtlen sellele tagasi, et mille kohta ma nüüd viimase aasta jooksul lugejana olen Tallinna kontekstis pea kõige rohkem näinud, kui siis välja arvata see lasteaiakohtade vaidlus, siis see on tegelikult liiklus ja liikuvus ja sellega seonduvad küsimused. Et alustuseks teeme jälle ühe kiire ringi. Ma ei tea, mis te arvate, kas Tallinna-laadses suurlinnas, ikkagi Eesti mõistes suurlinn, on üldse reaalne saavutada sellist ideaalsust ja mis see ideaalsus üldse teie nägemuses oleks, et kas see on rattakeskne, ühistranspordikeskne või autokeskne? Lavly Perling. Valikuvabaduse keskne ehk on see vastus, et jällegi, et mis puudutab liikuvust, siis parempoolsed on hästi selgelt öelnud, et kuidagi see on auto ja rattad nagu konflikt, et kas autos on ka inimesed, seal ummikutes istuvad inimesed, kes tahaks oma lapsega kiiresti koju just nimelt sealt lasteaiast jõuda, mis veel ei ole kodu lähedal. Et räägime nagu ikkagi inimestest ja valikuvabadusest. Mis puudutab nüüd transporti, siis meie oleme ka oma programmis ju kirjutanud, et me toetame seda rööbasraudteed, et see tundub alguses nagu väga kallis, aga kui nagu seda läbi arvutada, siis ta on igati mõistlik. Võib-olla 2 kõige suuremat ja väga konkreetset ettepanekut, mis parempoolsete poolt on tõesti, me ei toeta seda tänast tasuta transpordi jätkumist, vaid me ütleme, et loomulikult tasuta peavad saama sõita õpilased, tasuta peavad saama sõita väga eakad inimesed või erivajadustega inimesed, need, kes teenivad mõistlik oma osa. Miks? Sellepärast, et siis tekib ka süsteemi raha, millest arendada seda transporti, muuhulgas ka rattateid, mille kohta me ütleme, rattateed tulgu ja olgu, aga palun, mitte need punased värviga nagu tekitatud mingid ribad, mis kuskilt algavad ja kuskil ei lõppe, mis on ohtlikud. Ja kui te nüüd küsite, siis parempoolsed on väga selgelt ka öelnud, et ei saa lubada asju, tuleb öelda, kust tuleb raha. Raha tuleb 2 kohast. Esiteks, Tallinna linnatranspordi amet tuleb erastada ja me räägime tegelikult miljarditest, mida on võimalik siis panna nagu liikuvusarendusse. Ja kui keegi ütleb veel oi, aga rööbastransport on nii hirmus kallis ja kole, teate, meil on üle 3000 munitsipaalkorteri, kui need erastaks ära, jälle raha juures. Aleksei Jasin. Eesti 200 programmiliselt kõige tugevam seisukoht liikuvuses on rööbastranspordi areng. See on ainukene ummikuvaba transpordiliik, nagu olen ka alguse repliigis välja toonud. Ja mõte on siis selles, et kui Põhja-Tallinnas on tulemas 30 000 elanikku juurde, siis Sõle tänavalt enam välja ei pääse isegi sel tempol nagu hetkel. Et rööbastransport viib inimesi vähemalt osaliselt Põhja-Tallinnast välja. Ja kui me räägime teistest arengutest, siis on Kristiine keskuse suunaline, kas on siis Liivalaia või kui uus linnavalitsus tuleb arutab alternatiive, siis on ka
hea, aga see rööbastranspordiliin peab tulema Kristiine keskuseni välja koos uue liiklussõlmega sinna, siis on ka Nõmme ehk siis järvesuunaline uus liin ja siis me peame rääkima ka lähiliini rongidest, mis on võimalikud siis, kui riik otsustab ikkagi edasi minna Harjumaa arengu kontekstis siis selle Tallinna ringraudteega. Tallinna ringraudtee viib transpordironge linnast rohkem välja ja see annab meil kasutada Elroni siis taristut selleks, et lähiliini linnarongid saaksid liikuda. Ja see vabastab ka veel ühe perspektiivse liikumiskoridori, mis on Ülemiste, Muuga ja Viimsi, mis siis lisab ühe lahenduse lisaks Pirita teele pikas plaanis. Ja see kõik on uue põlvkonna ja pika vinnaga nii-öelda poliitikad, aga seda kõike on vaja planeerida nii Tallinna üldplaneeringu kontekstis, kui ka kõik muid planeeringuid on vaja teha vastavalt. Ja liikuvuse nii-öelda viimane põhimõte, aga mis on kõige tähtsam nii-öelda kaasaegses maailmas ja kõik Euroopa Liidu või ütleme põhjamaised ja läänelikud pealinnad on sellest lähtunud, et ikkagi peab olema liikuvus ligipääsetav ja turvaline. Esikohal on inimene, vahet ei ole, kas ta liigub jala, rattaga, ühistranspordiga või autoga, aga null liiklussurma, null liikluskannatust või siis liiklusõnnetusi, mis viivad kannatusteni, peavad Tallinnas saama reaalsuseks ja siis sealt edasi liikudes see ei ole otsus, kuidas on vaja kõiki näiteks piirkiiruseid lausaliselt vähendada. Mõnes kohas see on mõistlik, mõnes kohas ei ole, aga see tähendab seda, et tänavaid on vaja projekteerida ümber ja ehitada ümber nii, et oleks turvaline kõikide liiklusvormidega arvestada. Ma küsiks siia vahele kohe konkreetselt, et millised need magistraalid või teed on, kust siis võiks piirkiirusi vähendada või kust te autod ära võtate? Võtame kohe Liivalaia tänavat. Et Liivalaia tänava osas on siin poliitiliseks kiskund, kus nii-öelda tumedad jõud või konservatiivsed erakonnad on öelnud, et see on maailmavaateline, see on väga halb. Läbilaskuvus on, ma ei tea, mis andmetel, aga on vähenenud ja politsei samal ajal kordab, et see on üks koht, kus on hästi selgelt vähenenud liiklusõnnetuste arv, kannatada saanud inimeste arv. See on väga mõistlik, kui politsei kinnitab seda, neil on kõige tugevam ekspertiis liikluse valdkonnas, siis selliste projektidega on vaja kindlasti jätkata, seda ei tohi tagasi pöörata. Lauri Pering, ma tahan teie käest küsida ka konkreetselt programmilise lubaduse kohta, et te mainisite ka, et te lubate ühistranspordi, selle tasuta ühistranspordi ära kaotada, siis nii-öelda tasuta. Et mis teile valimistelgi juures valijad selle kohta öelnud on, et kas inimesed selle lubadusega on rahul? See ongi meie tugevus, et me vaatame oma valijatele telgis otsa ja räägime, et mis on selle asja mõte, et inimesed saavad sellest aru. Taaskord tasuta asju ei ole olemas, et tänaste juristide ja pankurite ja majandusteadlaste tasuta transpordi, ma panen selle jutumärkidesse rõhutatult, maksavad kinni tegelikult väga rasket ja väga väikest palka saavad inimesed, kes kunagi transporti ei kasuta. Et jah, et selle kohta ütlevad mõned, et see on solidaarsus, parempoolsed ei usu, parempoolsed usuvad õiglust. Ehk see, kes sõidab, see mõistliku tasu peabki maksma ja kui sa seda inimestele räägid, et kas te tahate, et liinivõrgul oleks areng, kas te tahate, et järjest läheks nagu paremaks, et meil tekiks ka see mõte, et meil nagu linnas ja lähivaldade sellised nagu rattateed on ühendatud, et meil tekib selline täispilt, et võib-olla ei pea nagu bussiliinid sõitma nii, nagu nad on kunagi nagu loodud, on ju sellel ajal, kui inimesed, ma ei tea, käisid tehastesse tööle, et peaks nagu hoopis vaatama, et on sellised väiksemad ringid, on ju, kus transpordid liiguvad ja siis on need ümberistumise kohad, aga üks on nagu kindel, et inimesed saavad aru, kui sa räägid, et linna tuleb planeerida ikkagi niimoodi pikaajaliselt ja selle tasuta ümberkeeramiseks mõistliku omahinnaga piletisõiduks, nii nagu Helsingis, kui me seal Helsingis käime, siis selle mõte ongi see, et ta saab parem, ta saab kiirem, ta saab mugavam ja inimesed hakkavad seda siis ka päriselt rohkem kasutama, kui nad tahavad. Aleksei. Ja tähtis teema tahaks ka sellest kõnelda. Tegelikult selle asja juures, et meil on tasuta teenus, meie ühistranspordi näitajad ei olegi kõige hullemad Euroopas, et meil on 5–7% siis busse, mis on hiljaks jäämas. Need on väga head näitajad, mis on paremad kui paljudes linnades, kus on tegelikult tasuline ühistransport, mis ei ole sugugi odav. Ehk siis selle eest on vaja Tallinna linnatranspordit ikkagi kiita, et piiratud ressursside mahus on selline tulemus ikkagi käes. Aga Eesti 200 saab väga hästi aru, et näiteks need
needsamad liinimuudatused, kus andmed näitavad, et võidavad näiteks 100 inimesed, aga on 10 inimesed, kes on kaotanud selle liinimuudatuse tõttu ja mida me oleme meediast ka lugenud. Ja me saame aru, et liinivõrgu optimeerimised, see, et busse sõidab harvemalt, kui me tahaks, see, et rööbastranspordit arendatakse aeglasemalt, see kõik on tasuta ühistranspordi hind. Kui me suudame linnana pakkuda paremat teenust, näiteks linn tuleb lubadusega, et me teeme 15 uut ekspressliini või me tihendame juba olemasolevaid populaarsemaid liine, paneme sinna rohkem busse ja nii edasi. Ja siis me hakkame küsima töötavatelt inimestelt seda õiglast tasu ja näiteks jätame pensionärid ja õpilased sellest, lapsed ja õpilased sellest välja. Siis Eesti 200 on valmis sellest kindlasti arutame, ka meie toetame tasulist teenust, kvaliteetset teenust. Siis saate omavahel kokkuleppele, aga linnaruumi teemade juurde me jääme, aga liigume ikkagi natukene edasi, räägime mõnest konkreetsemast projektist ja mõttest. Ma nimetan teile 3. Tallinna Haigla, Estonia teater ja Linnahall ja nüüd on teil mõlemal 1 minut. Palun hästi lühidalt, põgusalt võtke kokku, mis te nende projektidega teha plaaniksite või tahaksite, Lavly Perling. Tallinna Haigla puhul tuleb alustada väga selgelt selle haiglate ühendamisega, mitte nagu hakata betooni ehitama. Asi on, või betooni panema raha, asi on väga lihtne, meil ei ole seda raha. Ja tänases majandusolukorras, kus me oleme, majandus seisab, maksutõusud on ära käkistanud 27 viimase maksutõusu tänase valitsuse poolt, on ära käkistanud nii inimesed kui perekonnad kui ettevõtted. Me ei saa panna raha betooni, aga tervishoiusüsteemi suhtes meil on nagu selline täiesti pikk selge vaade, kuidas see tuleb tervikuna riiklikul tasandil ümber teha, rohkem oma osalust. Aga selle eeldus on see, et juba kui me Tallinnast räägime, siis Tallinnast tuleb ära, konsolideerimine on väga nagu innetu sõna, aga omavahel tuleb ühendada haiglad, et inimene, kes vajab arstiabi, saaks nagu teenust kvaliteetselt. Teiseks, Linnahalli suhtes me oleme öelnud, et tegelikult Linnahall tuleb lammutada ja seda on isegi ju öelnud selle looja, et selle aeg on ümber, et on ehitatud sellel ajal, kui kvaliteet ja kõik oli kehv, omal ajal ta oli asi, aga täna tuleks linn merele avada ja seal saaks väga uue ja ma arvan, et Tallinna ühe väärtuslikuma linnaruumi luua selle Linnahalli kohale. Ja Estonia teater. 3. oli Estonia teater, et no julgen öelda, et seal meil on vist kõige nagu vähem tugevamat seisukohta, et me ütleme jällegi, et see on see koht, kus me ütleme, et arutaks nagu edasi rahulikult, sellepärast, et tänases majanduslikus olukorras lihtsalt uusi asju sükkusid ja ehitada nagu riigi raha, sest see on väga keeruline, aga et me seal peaksime ilmselt kuulama nagu neid inimesed. Pigem me ju igasugust arengut toetame, aga täna ei ole aeg nagu betooni raha panna ka kultuuri vallas. Aleksei. Ja ma mõistan seda argumenti, et pidame hoogu investeeringutega. Investeeringud on ka see, milleks on õigustatud laenuraha võtmine ja see, mis lükkab ka majandust tagant. Ja ma arvan, et Estonia teatri rahvas on natukene väsinud sellest, et arutame veel, ma ei tea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aastat. Eesti 200 seisukohal juurdeehitus peab tulema. Me teame arhitektide ja linnaplaneerijate seisukohti, et see ei saa tulla liiga mastaabne, liiga suur. Seda tasakaalu on vaja seal lähiajal leida, aga juurdeehituse küsimust on vaja lahendada, eriti kui see oli kultuurikapitali ja nii edasi investeeringute prioriteediks juba sõnastatud ja määratud. Mis puudutab Tallinna Haiglat, siis ühendamise protsess linna poolt on ju algatatud, on ühendatud siis juriidiliselt või siis loodud vastav sihtasutus, et Linnahaiglat kokku tuua. Järgmine samm peab olema see, et Põhja-Eesti regionaalhaigla, ehk siis riik tuleb samuti sinna ühendhaigla koosseisu, ehk siis see samm on linna poolt ilusasti tehtud. Linnal on igal juhul valmisolek sellega edasi minna ja riik peab sellega kaasa tulema. Samal ajal on 6 aega tagasi algatatud ka projekteerimisprotsess, mis kestab 30 kuud ja päris suur raha investeerimine peaks algama alles 2029, isegi 2030 ja see ongi 50-50 umbes osakaal koos riigiga selle suuri investeeringu tegemine. Eesti 200 seisukohal on uut ühendhaiglat, kus on kogu haiglavõrk siin Tallinna regioonis on ühendatud, on igati mõistlik. ITK, LTKH hooned on amortiseerinud ja on vaja seda uut ühendhaiglate hoonet siis teha. Ja mis puudutab Linnahalli,
siis minu andmetel linna planeerijad on tõesti analüüsinud selle maja seisukohta või siis seda seisu ja on siis tuvastatud, et selle seis on tegelikult palju-palju parem, kui on arvatud, et kohe buldooser peale ja maha, et see ei ole hea lahendus, et linnaplaneerijad, arhitektid leiavad, et seda oleks mõistlik korda teha. Eesti 200 pooldab lähenemist, et erasektor koos rahvusvahelise arhitektuurikonkursiga, seda arhitektuurikonkurssit võiks vedada linn ja sellesse panustada. Kui leidub seesama investor, siis palun seda ellu viia ja kui ei leidu sellist investorit, siis tulevikus võime rääkida radikaalsematest meetmetest. Ma täpsustan seda, et ei, küsimus ei ole, et me julgeks otsustada ühte või teistpidi. Tegelikult Estonia juurdeehitus on nagu paratamatult seotud ka selle Peatänava projektiga ja selle Peatänava projekti puhul, kui te nagu vaatate seda nagu sealt nagu rahulikult on ju, sest ta kesklinn, ma mõtlen kõige laiemas mõttes kesklinn, et selle Peatänava projekti häda on seal tegeletakse ainult liikuvuse küsimusega, et laseme rohkem rattaid, et sinna piirkonda, aga see ju ei peaks olema teema, et linnaruum peab olema elama, linn ei ole muuseum. Ehk tegelikult hästi oluline on, et sinna ruumi tekiks poodja juurde, et seal tekiks inimestel linna olemise võimalus, et me sealt kesk- või äärelinnade kaubanduskeskustes saaksime inimesed rohkem linnaruumi. Nii et minu sõnum on see, et tegelikult ka seda linnaruumi tuleb vaadata nagu tervikuna, et mis on need tegevused, et meie inimesed sinna kesklinna tuleks ja Tallinn läheks elama. Aleksei Jasin tahtis. Väga hea, et me jõudsime Peatänavani. On enamus erakondi lubanud Peatänava küsimust lahendada enne eelmisi valimisi ja siis tulemuseks on Keskerakond selle projekti kaugemasse sahtlisse ära viinud. Uus linnavalitsus on siis viimasel aastal seda uuesti päevakorda toonud ja mis siis eristab seda projekti on see, et tõesti ei kao mitte ükski autorada ega ühistranspordirada. Samal ajal tuleb tõesti väga mugav ja turvaline lahendus kergliiklejatele ja laieneb ka see ala, kus liiguvad siis inimesed, jalakäijad ja nii edasi. Ja mis me näeme sellised tänavad, mis on edukalt ellu viidud Tallinnas, näiteks Vana Kalamaja tänav, elasin ka mina aasta aega Kalamajas ja mina olen seal lugenud 2 käe sõrmedel kohvikute arvu, mis on sinna juurde tulnud. Ise on väga mugav minna ühte, teise, kolmandasse kohvikusse, seal oma raha kulutada, kui inimene päriselt rahulikult liigub mööda neid tänavaid, mis on ka Peatänava tulevik ja nende äride tulevik, mis on seal see täna ei ole seda. Täpselt, täna ei ole, tulevikus peab olema. Jah, seda ei ole ja see ongi projekti probleem, et seal seda täna ei ole. On 2 kuud tagasi olnud sellesama Peatänava uue projekti avalikustamine. Ei, seal ei ole seda poodi. Seda ka liikuvusdebatis tunnistati, et sellega alles hakatakse tegema. Ja linn ei teegi neid poode, et seda teeb ilmselgelt erasektor, linn loob tingimusi selleks. Jah, neid tingimusi seal ei ole hetkel, aga las ta olla. Ma tahaks selle Estonia teatri kohta konkreetselt teie käest küsida, et kui te vaatate nüüd tänast poliitreaalsust, reitingunumbreid ja nii edasi, mis te ennustate realistlikult, kas Estonia teater saab oma juurdeehituse järgmise 4 aasta jooksul või kas see saab algatatud või mitte? Lavly Perling. Mul on väga raske uskuda jah, sellepärast ja see probleem nüüd jõuab selleni, et meie majandusega on kehvasti ja tegelikult see on nüüd täpselt see pool, mida me oleme aastast 2023 Eestis parempoolsetena rääkinud. Kui me hakkasime rääkima, et majandusega läheb kehvasti, kui me täna ei kärbi, kui me täna ei hakka mõtlema kasvu peale ja raha ei tule taevast, ja hakata nagu midagi nagu lubama oleks ju täiesti vastutustundetu, kui fakt on see, et me tänases majandusolukorras oleme seal, kus me oleme. Nüüd järgmisena, miks ma tahaks loota sellepärast, et olles nagu tulihingeline nagu kultuuritoetaja püüdes nagu nii elada jälle taaskord nii inimese nagu poliitikuna sellise ikkagi väga kultuurisõbrana, siis ma ütlen, et kõige tähtsamad ikkagi on kultuuris need loojad ja ma arvan, et kui me nagu hakkame rahast rääkima, siis tuleb, seal on ilmselt koht, mida ju täna ka väga paljud kultuuriinimesed ütlevad, et tuleb julgeda otsustada, et kuhu me ka seal seda raha kas pudistame laiali või me paneme. Eks ma pean tõdema, et linnapoliitikuna ma võin selgitada, mis on linna perspektiiv sellele küsimusele ja kas riigil on järgmise 4 aasta jooksul investeerimised võimekust, peaksid riigipoliitikud seda plaani kavandama ja vastama. Aga linna roll selles ongi selle tasakaalu leidmine, et linnaplaneerijatele, arhitektidele, kõik need Tammsaare pargi, Peatänava, linnaruumilised küsimused ja see, et juurdeehituse maht oleks kõigile sobilik, piisavalt suur, aga mitte liiga suur
ja selleks, et seda kinnitada linna poolt sellega edasi minna, see on järgmise linnavalitsuse küsimus. Ma usun, et linnaplaneerimise amet on võimeline seda siis kinnitama. Mis puudutab siis riiklikke investeeringuid, ehk siis tuleb vaadata kogu seda jada plaanidest, et Tartu on oma sükut saamas, kuigi suur osa Tartu elanikest nii suurt südalinna lahendust ei toetanud. Eesti 200 on selle vastu ka võidelnud. On suur halli idee, kas siis Tartu või Tallinn, vaadata siis 2029 korvpalli Euroopa meistrivõistlustele otsa ja minu andmetel ongi Estonia teatri juurdeehitus kolmas selline hiiglasliku või suurem projekt, mis vajab tõsiselt investeerimist ja siis kaalumist, aga kuna see on juba jõudnud igale poole investeeringute nii-öelda prioriteeti, et usun, et otsitakse seda finantseerimist. Meil saab varsti aeg otsa, aga nüüd lõpetuseks ma tahaksin rääkida teie erakondadest üldisemalt ja üldisemast poliitilisest seisust Tallinnas valimistel. Et ma võtsin sel nädalal kätte ja rääkisin mitme igapäevaselt poliitikaga tegeleva Postimehe ajakirjanikuga ja ma küsisin neilt hinnangut, et milline on Eesti 200 või parempoolsete võimalus Tallinnas kohalike omavalitsuste valimistel. Vaatame, mida ajakirjanikud ütlesid, alustame Eesti 200-st. Üsna lootusetud, kui aus olla, et värsked reitingud on sellised, et 1,6% on vist Tallinnas, kui õigesti mäletan enda reitingud. See mägi, kust üles ronida, on üsna ikka väga-väga püstine, et 1,6 tõusta 5 peale, et 2 nädalaga vähem isegi ei näe väga lootus selleks. Et kuidagi on käest mängitud üleriikliku võimupositsiooni võimuotsuste tõttu oma toetus, samas neil on tuntud nimed, nad on võimupositsioonil, mis on väga oluline, et see on teatav koefitsient, et Aleksei Jašin on ju meil abilinnapea, et seal on kindlasti mingi koefitsient küljes, mis võib nagu edu tuua, kuigi toetus, jälle uuringu järgi olematu 1, midagi sellist protsenti, aga samas kui tuua sisse see võimupositsioon ja võimukoefitsient, siis võib alati mõjutada, nagu näiteks Tartus räägitakse palju Urmas Klaasi linnapea koefitsendist, et see võib olla nagu mängumuutja, et seda nagu piisavalt ei arvata, et Jašin on ju ka iga nädal praktiliselt pildis abilinnapea ja see võib kindlasti midagi tuua ja neil on ka teisi tuntuid nimesid ja nad ongi väga fookuse seadnud sinna Tallinna peale, kuigi ja väga palju raha ka võimupositsioonilt on, hakkas see edu toob, seda näitab 19. oktoober. Kui uskuda küsitlusi ja kui küsitlusfirmad väga palju ei eksi, siis nende võimalused pääseda Tallinnas volikogusse on, mis on see viisakas fraas, ääretult madalad. No nii, enne kui me vaatame ka parempoolsete klippi, ma küsin, mis tundega te seda klippi vaatasite, mis tundega te neid sõnu kuulasite? Eks ma ütleks, et Eesti 200 suurim viimase aja probleem ongi olnud Norstati ennustus. Ja mõned ennustused veel, pluss-miinus on olnud positiivsemad, negatiivsemad ja kuna seda on võimendatud iga nädal meedias ja sellest on analüüse ja järeldusi tehtud, siis siin me nii-öelda oleme. Aga nagu ma olen välja toonud, siis meie vaatame eeskätt Salga ehk siis sihtasutus liberaalse kodaniku värskeimat uuringut, 1500 respondenti Tallinna linnas, 4% toetust ja ka see fakt, et Eesti 200 on seisnud Tallinna linnas selle eest, mis me oleme lubanud. Me oleme lubanud eestikeelset haridust, kindlat juhtimist hariduse valdkonnas, õpetajate palku, koormuse vähendamist, katuseraha jagamise lõpetamist, millest täna juttu kusjuures ei olnud. Tallinnas jagati hulganisti katuseraha. Hariduse valdkonnas on see täielikult lõppenud, teistes valdkonnades samuti meie partneritega koostöös ja neid asju on veel ja veel ja ma usun, et on vaid 8000 valijat on Tallinnas 5% künnise küsimus ja kuna
me oleme teinud ka arvestavas koguses kampaaniat, mida tänavapildis ja mujal on näha ja oleme ka tänavakampaaniat teinud väga palju, siis ma usun, et see võimalus on ja ma kõnetaks veel kord üle ka neid inimesi, kes hakkavad strateegiliselt valima ja ma kutsuks üles mitte hääletama ainult Eesti 200 poolt, vaid ka parempoolsete poolt. Kui te olete mõelnud siin viimasel ajal, et toetate parempoolset, jumala eest palun mingi toetage parempoolseid. Kui te soovite läbipaistvat korruptsioonivaba Tallinna juhtimist, valige Eesti 200, valige parempoolsed. Kui me mõlemad saame üle künnise, Keskerakond saab mitte 38 mandaati, nagu ütleb Norstat, nad saavad 33-32 mandaati. See on väga suur vahe ja see mõjutab Tallinna linna arengut järgmise 4 aasta jooksul. Inimesed, palun keskenduge kohalikel teemadel. Me juhime siin hetkel Tallinna linna ja me räägime Tallinna linna tulevikust. Mitte sellest, keegi ei võtta teilt peaministrit maha või makse maha sellega, et Tallinnas tuleb üle künnise või alla künnise üks teine erakond. Sellist harmooniat on saatejuhil lausa rõõm kuulda, aga vaatame ka, mida ajakirjanikud ütlesid parempoolsete kohta. Ajas on vist ikka pigem veidi kehvemaks läinud, et suvel oli väga hea seis. Tundusid üsna kindlalt üle valimiskünnise olevat, aga nüüd, kui hakkasid tulema reitingud, kus olid ka kandidaadid nimeliselt olemas, siis täna juba oli näha, et alla 5% ikka on jäämas see reiting, nii et läheb selliseks nibinaks-nabinaks. Erinevalt näiteks Kambe vallast, kus tundub, et parempoolsed on tõesti tegemas edulugu ja sisse saamas, siis Tallinnas nutune seis. Võib ju vaadata nimekirju, et neil on üpriski soliidne nimekiri, väga tuntuid tegelasi, aga toetuse järgi tundub, et nad on ikkagi välja jäämas, aga kunagi ei saa nagu niimoodi päris kindlalt öelda, et alati võivad üllatada, et eks KOV-uuringud ka ju ei saa alati kõiki inimesi kätte, et sealt võib ju tulla mingi üllatus ja nii-öelda ühe varbaga nad võivad üle künnise saada 1-2 mandaadi, aga pigem on see seis palju nutusem kui näiteks Kambja vallas. Ega mul ei ole ka midagi muud öelda kui seda, mida reitingud näitavad, et parempoolsed on seal piiri peal, et mõned küsitlused näitavad, et nad on üle, mõned näitavad, et on alla. Võimalik, et neil on viimase paari nädala jooksul natukene mingi allapoole trend olnud, et see on nende jaoks kindlasti muret tekitav. Aga neil on võimalus pääseda volikokku. Eesti 200 ei paista seda võimalust olevat. Aga ma ei tea, Lavly Perling, mis tunded teile? Mõned on vist vanad intervjuud, et kui me vaatame viimaseid päevi, siis me näeme, et sotsioloogid räägivad väga selgelt seda, et ainus võimalus Keskerakonna ainuvõim ära hoida Tallinnas on anda hääl parempoolsetes. Ma tänan Alekseid sellest, et ta toetas mõlemat. Ma räägin seda, mida täna näitavad uuringud, et näitavadki seda ehk seesama. Me teame, et meie valimissüsteem muidu nagu võimendaks Keskerakonda, aga me näeme täna, et meil on väga selge, kindel siht jõuda üle valimiskünnise, olla volikogus ja see sõltub absoluutselt iga parempoolse inimese häälest. Ja seda ma ütlen küll, et parempoolne inimene, et palun tule välja, tule valima ja teeks nii, et ka Tallinn ikkagi liigub selle vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna suunas. Ja see hääl, iga hääl, mis läheb parempoolsetele, sellel on meeletu mõju, et see mõistuse hääl sinna volikokku jõuaks. Ja teie ei soovita Eesti 200 poolt hääletada? Ma seisan oma valijate eest absoluutselt kõikvõimalikul moel ja loomulikult ütlen ma täna, mis puudutab ka nimekirju, see on selline väide, et ma ütlen, et valijale võib-olla seda, et kui nagu tõesti mõtled, et ma ei tunne seal kuskil seda esinumbrit, siis vali parempoolsed, sest ühte ma ütlen, et need on need inimesed, kes kindlalt on parempoolsed, sest see on paratamatult erinev toode, mida siin Eesti 200-ga me oleme ehitanud. Meie ehitame parempoolset maailmavaatelist erakonda. Kui sa tahad nagu parempoolset poliitikat linna ja riigi juhtimisse, siis tasub valida parempoolseid ja täna
on see äärmiselt oluline ainuvõim ära hoida. Mitte ainult sellepärast, et on Keskerakond, vaid ma ütlen teile, Eesti demokraatiasse mitte ükski ainuvõim ei sobi. Me näeme, mida domineeriv võim Reformierakonna puhul tegi nagu Riigikogu valimistega, tekib pettumus ja tekib selline oma põhimõtetest totaalne taganemine, aga ainuvõim ei sobi ja ainuvõimu vastu täna on üks retsept, hääl parempoolsetele. Aleksei, siin veel paar lauset. Ja no minu jaoks on algusest saati jäänud natukene arusaamatuks, et parempoolne linna juhtimine ja maksud alla linna juhtimise küsimustes, et mis asi on parempoolsus munitsipaalhariduse kontekstis, mis on parempoolsus liikuvuse küsimustes, mis on parempoolsus enamus munitsipaalküsimustes, et sisu on hästi oluline kohalikel valimistel. Meil on väga hea programm, me oleme tõestanud ennast linna juhtimises ja ma usun, et see mõjutab neid tuhandeid, mõni tuhande valijad, kuna Salk ennustab 4% hetkel. Parempoolsus on mõtteviis. Ma tahaks lõpetada positiivsel noodil ühe sõnaga. Palun mõlemad öelge, mitu kohta teie partei volikogus saab? Parempoolsed on volikogus. Mitu kohta? 5. Mitu kohta Eesti 200 saab? Mina olen aru saanud, et miinimumarv kohti volikogus on 4, ehk siis 5 on väga hea pakkumine, et me teeme nüüd viimaseid päevi tänaval tööd selleks. Selline oligi Postimehe viimane linnapeakandidaatide debatt. Aitäh teile, et te tulite. Aitäh kõigile, kes meid vaatasid. Valimistel hoiame silma peal edasi. Järgmisel nädalal on meil ka valimiste otsesaade, seda küll alles siis, kui valimisjaoskonnad sulguvad. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.